Tervist kõigile, te vaatate Mõtlemaatikat ja täna kavatseme lahendada läbi 2022. aasta matemaatika põhikooli lõpueksami. Ma teen läbi kõik ülesanded, ehk siis kokku 7 ülesannet. Muidugi lõpueksamit tehes saate lõpus ise valida, kas teete 6. või 7., aga selle video jaoks teeme kõik läbi. Aga mis seal ikka, alustamegi siis koheselt. Ülesanne 1. Ristküliku ABCD lähisküljed on AB 240 mm ja AD 1 detsimeeter. Paneme kohe kõik sentimeetritesse. Esimene punkt. Tähista joonisel ristküliku ABCD tipud A, B, C ja D ning joonesta ristküliku tipust A lähtuv diagonaal. Teine punkt. Ristküliku diagonaal on ringjoone diameetriks. Joonesta see ringjoon. Kolmas punkt. Arvuta ristküliku diagonaali pikkus sentimeetrites. Et leida seda, peame kasutama Pythagorase teoreemi. Pannes arvud olemisse, saame vastuseks 26 cm. Neljas punkt. Arvuta ristküliku pindala ja ringjoone pikkus. Ristküliku pindala valem on A korda B. Paneme arvud valemisse ja saame vastuseks 240 ruutcentimeetrit. Järgmiseks tuleb otsida ringjoone pikkus ehk ringi ümbermõõt. Selle valem on pi korda diameeter. Vastuseks saame 26 piid ehk ligikaudu 82 ruutcentimeetrit. Sellega sai esimene ülesanne läbi. Ülesanne 2. On antud selline funktsioon ja esimese asjana peame arvutama funktsiooni graafiku ja x-telje koordinaadid. Et leida nullkohad, peame panema funktsiooni võrduma nulliga. Meil on nüüd siin ees ruutvõrrand ja selle lahendamiseks kasutame ruutvõrrandi lahendi valemit. Korrutades arvud läbi, saame, et esimene x tuleb 3 ja teine x tuleb -1. Teine punkt tahab, et arvutaksime välja haripunkti koordinaadid. Selle jaoks kasutame haripunkti leidmise valemit, millega algselt leiame x-i, mis tuleb 1, paneme selle ühe algsesse tehtesse ning saame vastuseks -4. Haripunktiks tuleb 1 ja -4. Kolmas punkt. Joonesta antud koordinaat teljestikus selle ruutfunktsiooni graafik. Neljas punkt. Kontrolli arvutustega, kas punkt M asub sellel graafikul. Et seda väga lihtsasti leida, tuleb x-i väärtus asendada funktsioonis -15. Vastuseks tuleb 252, mis tähendab, et jah, see punkt asub tõepoolest graafikul. Sellega saime teise ülesannete tehtud. Kolmas ülesanne. Lihtsusta avaldis ja arvuta selle väärtus, kui A on selline murd. Võtame ette avaldise. Teeme esimese asjana sulud lahti. A-ruudud saame maha tõmmata ning vastuseks jääb 13A -64. Järgmisena leiame täpse väärtuse A-le. Kui panete kalkulaatorisse selle, tuleb lihtsustatud kujul murd 5/13. Paneme selle A-väärtuse nüüd lihtsustatud avaldisse ning saame vastuseks -59. Teine punkt. Tuleb taandada selline murd. Nimetajas praegu ei saa midagi teha, aga lugejas saame sulu ette võtta A. Järgmisena näeme, et 4A ruutu -9 on valem ning seda lahti kirjutades saame nimetajast ja lugejast tõmmata maha 3 + 2A sulu. Vastuseks jääb A korda sulgudes 2A -3 jagatud 3A -2. Sellega saame kolmandaga tehtud. Neljas ülesanne. Mahetoodete poes müüakse tükikaupa õunu ja virsikuid. Julius ostis 2 õuna ja 4 virsikut ning maksis 2 eurot ja 40 senti. Maia ostis õunu 2 korda rohkem ja virsikuid 3 võrra vähem kui Julius ning maksis 1 euro ja 65 senti. Esimene küsimus. Kui palju maksis 1 õun ja 1 virsik? Selle jaoks peame tegema võrrandisüsteemi. Oletame, et õun on x ja virsik on y. Sellega saame teha esimese võrrandi. 2x + 4y võrdub 2,4 eurot, mis oli Juliuse ost. Teine võrrand oleks 4x, sest Maia ostis 2 korda rohkem kui Julius, pluss y, sest 3 võrra vähem kui Julius võrdub 1,65 euroga. Eraldame y üheks pool sellest võrrandist ning paneme selle teise võrrandisse. Vasakule poole jääb -14 x-i ning paremale -4,2. X-i väärtus tuleb 0,3 eurot. Leiame nüüd y, pannes x-i tehtesse ja saame vastuseks 0,45 eurot. Teine küsimus. Sama poe aknal on reklaam 3 õuna ja 3 virsikut kokku hinnaga 1 euro ja 80 senti. Mitme protsendilist soodustust selle reklaamiga pakutakse? Ehk siis 3x + 3y oleks see tehe. Pannes väärtused tehtesse, saame vastuseks 2,25 eurot.
Lahutame tavalisest hinnast soodushinna ning vahe tuleb 0,45 eurot. Leiame nüüd selle protsendi ja see tuleb 20. Sellega saime 4. ülesande tehtud. 5. ülesanne. Tabelis on esitatud 2 Eesti räppari mõne laulu pealkirjad ja nende pikkused. Esimene punkt. Tabelis olevate Reketi laulude keskmine pikkus on 3 minutit ja 10 sekundit. Arvuta tabelis olevate Nublu laulude keskmine pikkus. Vastus esita minutites ja sekundites. Et leida keskmine, mida mina tegin, oli, et tegin kõik laulupikkused sekunditeks ning liitsin kokku. Sellega sain summaks 1449 ning selle jagame lugude arvuga, milleks on 7. Vastus tuleb 207 sekundit ehk 3 minutit ja 27 sekundit. Teine punkt. Tänapäeval on poplaulu keskmine pikkus 210 sekundit. Mitu protsenti kõikidest tabelis toodud lauludest on pikemad kui 210 sekundit. Esimese asjana teeme need sekundid minutiteks, mis tuleb 3 minutit ja 30 sekundit. Selliseid laule on selles tabelis kokku 4 14 ning korrutame selle 100%-ga, et saada protsendi. Protsendiks saame 29. Kolmas punkt. Hannes on koostanud esitusloendi, milles on ainult siin tabelis olevad laulud. Kui suur on tõenäosus, et juhuslikult esitusele tulev lugu on pikem kui 3 minutit, aga lühem kui 4 minutit? Selliseid laule tabelis on kokku 11 14 ning korrutame jällegi 100%-ga, et leida protsent. Vastuseks saame 79%. Sellega lõppes 5. ülesanne. Nüüdseks oleme jõudnud valikülesannete juurde. Ülesanne 6. Mänguväljakul on risttaukakujuline liivakast, mille põhiservad on 2,5 meetrit ja 2 meetrit ning kõrgus 30 centimeetrit. Kasti kõrgusest 5/6 on täidetud liivaga. Mänguväljaku uuendamisel ehitatakse uus sama kõrgusega liivakast, mille põhi on korrapärane kuusnurk. Uue kasti põhiserv on 1,4 meetrit. Põhjenda arvutustega, kas esialgses kastis olnud liiv mahub uude kasti. Arvutuste juures ära arvesta materjali paksust. Leiame esimese asjana liiva kõrguse. Korrutame 5/6 0,3 meetriga ning saame vastuseks 0,25 meetrit. Järgmiseks leiame liiva ruumala. Ruumala valem on põhjapindala korrutatud kõrgusega. Põhjapindala valem on A korda B. Vastuseks saame 1,25 kuupmeetrit. Et leida korrapärase kuusnurga põhjapindala, peame kasutama sellist valemit. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 5,1 ruutmeetrit. Leiame nüüd uue kasti ruumala. Vastuseks saame 1,53 kuupmeetrit. Kuna see ruumala on suurem kui liiva ruumala, saame sellega järeldada, et jah, liiv mahub uude kasti. Sellega lõppes 6. ülesanne. Ülesanne 7. Jan ja Maja otsustasid minna vanaemale külla. Maja tahtis nautida ilusat ilma ja läks jalgsi. Jan pidi kõigepealt pinginaabrile vihiku ära viima, mistõttu sõitis ta vanaema juurde jalgrattaga. Majal kulus jalutuskäigule 1,5 tundi. Võrreldes Majaga oli Janni teekond 6 kilomeetri võrra pikem. Kuna aga Jan läbis tunnis 5 kilomeetrit rohkem, jõudis ta vanaema juurde 10 minuti võrra lühema ajaga kui Maja. Arvuta Maja liikumise kiirus ja läbitud teepikkus. Kontrolli saadud vastuseid teksti põhjal. Alustame andmete väljakirjutamisega. Kuna me ei tea Maja kiirust, oletame, et see on FM kilomeetrit tunnis. Samuti ei tea me ta teekonnapikkust ehk siis SM kilomeetrit. Me teame, et Janni kiirus oli 5 võrra kiirem ehk siis FM pluss 5 kilomeetrit tunnis. Me teame ka, et Janni teekonnapikkus oli 6 kilomeetri võrra pikem ehk SM pluss 6 kilomeetrit. Maja ajaks tuli 1,5 tundi. Janni aeg oli 10 minuti võrra lühem ehk 1/6, kui panna murdudesse ning saame tema ajaks 1,33 tundi. Kiiruse valem on teekonna pikkus jagatud ajaga, aga eraldame sellest pikkuse. Maja teekonna pikkus võrdub 1,5 tunni ja kiirusega. Paneme nüüd need väärtused võrduma üksteisega. Peame järgmiseks lahendama läbi võrrandisüsteemi. Paneme alumise võrrandi SM asemele ülemise võrrandi. Teeme sulud lahti ja korrutame ühised tegurid. Saame, et Maja kiirus tuleb 4 kilomeetrit tunnis. Leiame ka Maja teekonna, mis tuleb 6 kilomeetrit. Kuna me teame vajalikke väärtuseid, saame leida kõik muud vastused. Eraldi võite veel kiiruse valemit kasutada, et kontrollida
et vastused sobituksid. Sellega on 2022. aasta matemaatika põhikooli eksam läbi. Ma loodan, et saite sellest videost kasvõi natukene kasu õppimiseks. Mul on veel kavas mõned eksamid lahendada põhikooli jaoks, nii et kindlasti hoidke silmad lahti. Pange like, kui teile video meeldis ja kindlasti ka kommentige, kas teil oli sellest abi. Kuniks järgmise videoni, nägemist!